Millised on toetuse taotlemisel olulisemad muudatused võrreldes nüüd eelmise aastaga, nii Natura erametsatoetuse osas kui ka siseriiklike toetuste osas? Siseriiklike toetuste puhul tooksin välja peamise muudatusena asjaolu, et nüüd ei pea enam taotlejad esitama meile vähese tähtsusega abiteatist. Need andmed on nüüd avalikud ja me näeme neid menetluse ajal ise vähese tähtsusega abiregistrist. Natura taotlemise puhul tooksin välja erisusena juba eelmisel aastal rakendunud siis füüsiliste isikute ja füüsiliste isikutest ettevõtjate nagu lahus hoidmise. Et kui varem oli niimoodi, et isik teostas põllumajandustegevust ja omas Natura metsa, et siis ta meil oli taotlejana kas siis FIE või FI, aga nüüd on võimalus ühtesid toetusi FI-na saada ja teisi siis tegevusi teha FIE-na. Et sel juhul on kindlasti väga oluline, et see taotleja oleks PRIA-s endal teinud mõlemad kliendiregistrikontod. Kas nüüd ka toetuste eelarve on suurenenud võrreldes eelmise aastaga või eelmiste aastatega ja milline see suurusjärk on? Eelmisel aastal ehk 2012. aastal maksime siseriiklikest toetustest välja pisut üle 2,9 miljoni euro ja käesolevaks aastaks on samas suurusjärgu eelarve ette nähtud. Et millised olid kõige populaarsemad toetused, ütleme siin liigiti, ütleme siis kõige olulisema näite nagu rahalise väljamakse võistlused? Kui rahaliselt vaadata, siis eelmisel aastal maksti kõige rohkem metsamajandamise kavade inventeerimise toetust, pea 900 000 eurot. Ja teisel kohal on metsa uuendamise toetus. Et kui nüüd rääkida 2013 toetuste eelarvest, siis pilt on küllaltki sama. Et metsamajandamise kavad ja uuendamistegevused, need on kõige tähtsamad. Kas taotleja, kas metsaomanikust taotleja on muutunud selle toetuste taotlemise perioodi jooksul ka oluliselt teadlikumaks ja ka lausa leidlikumaks? On selliseid näiteid tuua teil? Kindlasti on taotlejad tublimaks muutunud, sest juba kui on korduvalt ühte või teist toetust taotletud, siis on kas või need vorminõuded selgemad. Aga leidlikkuse koha pealt julgen vaid öelda, et ega alahinnata ei saa kunagi inimesi. Et nii palju kui on taotlejaid, nii palju on ka erinevaid nägemusi ja vahest peame isegi nagu üllatuma, et on küll 100 taotlejat, aga üks neist mõtleb natuke teistmoodi ja ega see alati ei ole vale mõtlemine. Kuigi need infopäevad on suht algusjärgus, aga millised on sellised olulisemad võib-olla küsimused saalist olnud, et mis võivad nagu muuta ka näiteks sellist järgnevate perioodide näiteks seadusandlust? Kas on selliseid küsimusi esitatud teile? Ma ei oska välja tuua selliseid küsimusi hetkel, et eks nad ole ikka sellised küsimused, et juba isikute poolt, kellel on siin juba taotlemise kogemus olemas ja nad küsivad enda mingi asjaolu kohta. Ja võib-olla tänasel infopäeval, et küsiti maaparandustoetuse kohta, et on inimesi ikka veel, kes on taotlejaid või metsaomanikke, kes ei teadnud sellest võimalusest ja meie jaoks on see väga positiivne sõnum, sest neid infopäevadega tahamegi teada anda, et selline toetus on olemas ja kindlasti metsaomanikud tuleks oma metsa maaparanduses siis uuendustegevusi tegema, et selleks on toetus meil olemas. Teatavasti Natura toetus erametsa omanikul on üheaastane toetus, et 2013 ta nüüd siin info põhjal ikkagi toimub, aga kas on ka infot, et Natura erametsa omanike toetused jätkuvad ka uuel maaelu arengukava perioodil? Käesoleval hetkel meil ei ole rohkem infot kui see, et nüüd märtsis-aprillis valitsuskabinetis ministrid hakkavad arutama, et mis sellest toetusest edaspidi saab. Fakt on see, et nad on kõik nõus, et seda toetust peab andma, sest tegemist on metsaomanikele pandud piirangute kompenseerimisega.
aga vaidluskoht on, et millisest allikast see raha pärineb, kas siis Euroopa Liidust või leitakse siseriiklikest vahendit. Nüüd me oleme lageraielangil ja siin me räägime siis natukene nendest seemnepuudest. Et seemnepuude valikul on muidugi omad kriteeriumid, et mida tuleks siis vaadata, et milliseid puid üldse jätta. Eks me eeldame muidugi, et oleks paremad tüveomadused, hea oleks, et elusvõra pikkus oleks piisav, et oleks see, kus sellel käbil kasvada ja et ta tegelikult ka siis hiljem neid seemneid siis kandaks. Iseasi teema on see, et millistele lankidele neid üldse jätta, et kui on kindlasti teada, et see ala on plaanitud kultiveerida, siis nende jätmine tihtipeale ei ole õigustatud, aga seda me näeme järgmise langi peal ka, et millised probleemid nende seemnepuudega võivad kaasneda. Peale seemnepuude jäetakse tihtipeale lankidele ka niinimetatud säilikpuid. No säilikpuudeks jäetakse kas üksikuid väga vanasid puid, mingid erilisi tüveomadustega puid või midagi sellist, mis ongi teistmoodi kui tavalises metsas, mis on, väärivad nagu säilitamist ka järgmistel perioodidel vaatad. Ja siin on näiteks jäetud säilikpuudeks üks suur haab, mis ongi üks päris levinud säilikpuu, et ühtepidi on ta elupaigaks ehk kellelegi veel. Teatavasti on ju haavapuu peal leitud umbes 2000 erinevat elusorganismi, kes temaga kaasnevalt kasvavad küll juurtel, küll võras, küll lehtedel, küll koorel. Ja tihtipeale jätame ka alles mõned metsakuivad puud, et iseenesest ega metsaomanikul see ei ole kulukas, eks, sest temast ei saa mingit suurt tulu, aga samas on seal vahva linnukesel vahel selle oksa peal istuda ja antud juhul see, mida me praegu näeme, on ta selline omapärase kujuga männikene ka. Et kindlasti silmale rõõmuks. Et säilikpuude ja seemnepuudel on tegelikult kasutuslikult väga oluline vahe, et seemnepuud jäetakse tihti selleks, et nad seemet annaks ja tihtipeale nad umbes 5 aasta pärast raiutakse hiljem maha. Säilikpuud aga vastupidi ongi mõeldud selleks, et neid kunagi maha ei raiutakski, vaid jäävadki siia seni, kuni nad ise ükskord ära surevad. Ja antud juhul on ka haavaga täpselt sama lugu, et see puu jääbki siia, kuni ta ükskord ise sureb. Haabasid jäetakse tihtipeale säilikpuudeks ka ühel teisel põhjusel. Nimelt on see, et kui haab raiuda, siis ta hakkab väga ohtralt ajama juurevõsu, aga kui see on olnud kavas uuendada okaspuuga, siis see haava juurevõsu on tõsine konkurent okaspuu taimedele ja pärast see hilisem hooldus on keerulisem. Et kui aga see haav alles jätta, siis ta neid juurevõsusid ei aja. Ja teiselt poolt on ka see, et haab tihtipeale jalal kuivades juhtub see, et ta hakkavad ükshaaval need oksad kuivama ja kui see üksik oks alla kukub, siis ta ei kahjusta tegelikult ka neid alla istutatud kuuskesid. Kui terve see puu korraga langetada, siis terve selle võra ulatuses saavad ju, alla kukkudes selle võra suurusel alal saavad alla istutatud puud muidu vigastada, et selle hilisem raiumine ei ole ka tegelikult üldse eriti võimalik. Et siin sellel raiesmikul on nüüd näha ühte head näidet seemnepuude jätmisest, et see puude valik on siin olnud ka väga õnnestunud, et puu elusvõra pikkus on piisavalt pikk elusvõra ja see annab siis aluse selleks, et sealt ka siis üldse käbid kasvada saaks. Teine oluline aspekt, mida siin saame vaadata, on see, et väga palju neist seemnepuudest ei ole ümber kukkunud, vaid nad on püsinud, aga väga suuresti on see seotud ilmselt sellega, et sealpoolne mets on alles. Ehk selle vanametsa turbe all saavad need puud siin püsti alla. Küll aga, mis on sellise seemnepuude jätmise juures kindlasti veel samamoodi oluline, on see visuaalne pilt, et sellist raiesmikku on palju meeldivam vaadata, kui see on sellised üksikud puud, et ta ei olegi päris lage ala, vaid on esteetiliselt hea vaadata. No siin näide nendest seemnepuude jätmistest ei ole nüüd nii hea, kui eelmine oli.
oma edukuse suhtes just, sest siin on jäetud arvestamata see asjaolu, et lõuna ja edela ja lääne suunast ei ole seda vanametsa kaitsvat turvet selle seemnepuudele ja nagu näha siin sellel raiesmikul nüüd ongi, need suurem osa seemnepuid on lääne tuul ümber lükanud, et seal ongi lääne suund ja nende puud on kõik lääne suunast ümber lükatud. Üks külg, miks see halb on tegelikult see, et need puud ei täida oma seemnepuu funktsiooni, kuna nad ei saa ju seemet kanda, nad kohe järgmise talvega või suvega juba lükati ümber. Ma ei tea täpselt, millal see juhtus siin, eks, et aga teine põhjus, see puit on metsaomanikule jäänud kasutamata, see on nüüd riknev siin. Ja kolmas, mis minu arvates isegi veel olulisem on see, et siin maapinna ette valmistamine, kultiveerimine on oluliselt raskendatud. Kui neid puid mitte koristada, siis ei saa ju siin ka maapinna ette valmistust teha. Ja nii-öelda nad on kogu aeg siin pigem segavaks asjaoluks, et ehk hoppi uuendamist takistavaks. Ja kui juba ära istutada ja siis tulla siia, no siis on ju omaette jälle probleem, et istutatud taimede pealt ei saa ju üle sõita, et ega neid puid siit kätte ei saagi. Noh, loodusliku elurikkuse poolest võiks ka öelda, et ma ei tea, kas seda vaja just siia niimoodi jätta on, et neid puid, mis metsa maha jäävad, jääb ju niikuinii piisavalt, et see 4-5 tihumeetrit hektarile jääb nagunii metsamaterjalina maha. Et iseenesest nagu puude valik, üksikpuude valik ei ole vale siin. On ilmselt jäetud paremad puud, mis siin jätta oli, aga kogu kumpatus on jäetud arvestamata lihtsalt, et need, mis veel on, millega veel peab arvestama selliste asjade juures. Et peale selle ümbritseva situatsiooni, ehk siis seda, kas vanametsa turve on või ei ole, üks väga oluline asi, mida vaadata veel on pinnas või muld, mille peal mets kasvanud. Et mineraalmaa peal ongi männijuurga sügaval maapinnas ja ta püsib seal, aga näiteks kõdusoos või turbasel pinnal niikuinii on männijuurest ikka üpris pinnalähedane ja seal samamoodi lükkab tuul nad lihtsalt ümber, et nad ei suuda püsida seal. Et selliste asjadega tuleb kindlasti arvestada. Eriti ohtlik on jätta näiteks kõdusoo kasvukoha tüübis seemnepuid, sest seal nad kasvavad nagunii selle kõrgema mätta otsas ja seal nende ümber lükkamise oht on eriti suur.